Oota ettevaatust. Ettevaatust. Ettevaatust, Melinda, vaata see varese emme on ka seal. Vaata seal kasti peal seisab. See varese emme võib rünnata. Sitten mulle. See väike maaks läheb teisele poole nüüd, jah? Ma tahtsin seda. Nüüd on see vares seal naabriaias ja ajab tuvi taga. Mida? Te huvitav vares on see ikka. Vaata, see varese poeg ajab nüüd tuvi taga. Ajab See naljakas. Pero no piensa de que... Wow. Hola. Tomata. ¿Quién me mira así? Ay, hola. Ay, hola, Penelope. Qué guapa es. Herman proovib, kas ta saab selle varese tõsta üle aia sinna metsa poole. Sest ta on nagu jäänud kinni siia. Ta läks teise aeda. Aga see vares ei ole rumal. Ta läks vist naabri aeda. Läkski. Jookseb seal. Ega nad ei ole rumalad linnud. Jooksis minema. No. Kusjuures nad näevad väga ühesugused välja. Vaene vares. No kas hakkab lendama äkki? Pane rätikruttu peale. Vaene vares. Vaesikene. Vaesikene. Ui. Kas sai? Oi, tulevad kohale. Oi.
Mida ta teeb? Tõsta ta üle, tõsta ruttu. Tõsta ta ruttu üle. Ruttu. Ja. Ründavad. Kuule, Herman, see töö sobib sulle. Ma ei pea seda tegema midagi. Ja. Vau. Melinda, püüa kinni. Rohkem ufod. My god. Moned on nii suured, et nad ei suuda isegi olla. Penelope, vaata. Et ei vaadake me nendesse lähemast. Nüüd vasisid ära või? Jah. Okei. Vanemad oli käsi. Oota. Vanemad oli käsi. Ja, oota. The painting paint. Täna on Penelopel sünnipäev, 9. kuu ja tulime siis. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos Penélope. Cumpleaños feliz. Üheksa kuud ja esimene mere ääres olemine Penelopele. Palju õnne, päris cumplemeses. Tegelikult peaks olema cumplemeses. Cumplemeses feliz, cumplemeses feliz, te deseamos todos Penélope. Olen teel nüüd Tallinnasse ja täna mul on ametiportree pildistamine. Et ma tahaksin uuendada omal seal kodulehel pilte, ettevõtte kodulehel ja lihtsalt uuendada lihtsalt nii-öelda oma professionaalseid pilte. Ja pildistamine meil kuskil Kiili kandis vist oli, Tallinnast väljas. Aga kuna ma ise endale meiki eriti teha ei oska, siis jällegist lähen jumestusse kohe. Kell on praegu 9:47, jumestus on mul Tallinna kesklinnas 10:30, et vast jõuan, et ma pean kuskil autoga parkima ja ilmselt kõndima sinna jumestaja juurde. Ja jumestaja teeb mulle vist kiiresti ka mingid lokid, et ma ise ei jõudnud teha.
Penelope mul magab, Herman on kodus lastega siis ja hakkame liikuma, et kell on juba sealmaal, et nii et ma arvan, järgmine klipp on siis, kui mul on full make peal. et siis vaatame, et praegu ma olen siis selline, ma ei tea, kas ma jätan prillid, et prillid ju teevad mind targemaks natuke, kas ma jätan prillid või panen ikkagi läätsed, et ma mõtlen veel selle peale, aga asume teile. Nii, ma olen nüüd tagasi. Kell on nüüd 11:22, ma pean liikuma. Aga mul on kõht nii tühi ja mul on nii suur missjada. Ma loodan, ma saan seal. Ma võtsin kiiresti biomarketist mingit soolast snäkki. Et mul lihtsalt silmest nipake läheks. Aga see Penelope ärkas juba ülesse. Ta magas nii vähe. Aga ma nüüd pean liikuma. Et ma proovisin seekord niimoodi, et ripsmeid mulle ei pandud, sest ma olen viimasel ajal vaadanud, et need ripsmed kuidagi teevad mu silmad väiksemaks. Et vaatame, kuidas see tulemus on ilma ripsukateta. Nii, aga ma liigun tõesti, mul on aega vähe. Nii, mina olen pildistamisel tagasi, pildistamisel läks huvitavalt. Pildid on juba käes, nüüd peame välja valima, missugused me töödelda tahame. Ma vlogin. Ma pean tõestama, et Moniki oli kõige ilus. Jah, kuule ära, mul need teised ka vaatavad videosid. Mul on üks pakk. Mul on siin üks väga huvitav pakk. See pakk on tulnud... Kas ma näen seda või? Ameerikast. See pakk on tulnud Ameerikast, Miamist. Nii, ja see on tegelikult midagi, mida ma olen juba jälginud Instagramis väga pikka aega ja ma olen sealt mõelnud, et sealt ma tahan midagi tellida, tahan kunagi tellida ja nüüd see aasta ma tegin selle, ma arvan, ma olen seal mitu aastat jälginud seda kontot. Ja nüüd ma tegin selle ära. Nimelt siin sees peaks olema üks kübar või kaabu. No vaatame. See läks mul tolli ka, nii ma pidin tolli käibemaksuga maksma. Vaatame. Teeme selle lahti. Ja teeme see lahti. Ja ma saan aru, et see on tollis vist on avatud seda, sest siin on peal kirjas repacked. Keegi on tollis selle lahti teinud. Nii, vaatame. Penelope ei hammusta. Noh. Siis hakkad jälle spagaati tegema siin. Penelope hammustab mind kogu aeg. Ei, Penelope! Noh. Ma ei saa niimoodi. Palun. Ma ei saa niimoodi hauli teha. Penelope. Imen siin. Nii. Vaatame. Please, et see oleks õiges suuruses. Minu lemmik asi on see. No. Nii. See on minu isale. Monike väga meeldis, kui minu isa võttis tema mütsid ja pani omale pähe. Ja kandis ja ei küsimudki ja mina ka. Meil mida? Läks, mitte keegi ei puudu minu kahvlit. Käed on puhtad või? Ei hammusta. Penelopele meeldib hammustada ainult Monika ei elada, aga mitte minu. Vaata on ikka vorm. Jah, see on mulle. Selle sees see. Vaata kui ilus. Seda kui... Halalala. Nii, vaatame, kas see on mulle paras ka. Handmade in Ecuador. Ja handmade for me. Nüüd ma olen türklane. Kurat, see on suur. See on mulle suur. Või soldaat. Või ei ole suur või? No kuidas on? Pillisin ja siis mulle saadeti eraldi e-mail, kas sa oled kindel selles suuruses.
Keskmine naiste suurus pidi olema L. Aver. Ma tellisin M-i. Nii. Kuigi tegelikult ma isegi mõtlen, mul oleks pidanud olema S. Aga nagu nad küsisid, et kas sa oled kindel, et sul on M. Keskmine on L. Pane uuesti. Kas on natukene suur või? Ma tunnen jah, et natuke nagu... Las ma ise ka... Mul läheb see Las ilusti ma 2. proovin. Natuke võiks nagu või... Kas mul on suurem pea? Aga seda vist saab väiksemaks regullida natukene. Ära venita. Ära venita. No ei, minul on Mexico, Spain, yes, I told you. Just give it to me and relax. See on täiesti naturaalne. Naturaalsest sellest tehtud. See ei taha või? Ei, see tegelikult on kena. Minu meeles. Aga siit saab regullida vist ja natukene veel väiksemaks. Kuskil pidi olema. Siin ongi vist. Jah. No, proovi. Aga kuidas see reguleerimine? See oleks väga hea, no? Krõpsuga lihtsalt. So, I have to make a shake. Panen papini lopele. Ei, sellega ei mängi. No natuke sai väiksemaks, jah. No võt. Aga ma nüüd ei tea, kas ma sellega ratsin mingi aiatuid teha, pärast on mingi mullasid näpujäljed peal. Tere hommikust. Meil on juba 9. juuni ja kell on praegu 8:30. Herman läks öösel Viini ja ta jääb kuni enda sünnipäevani, 13. juunini. Ja siis ta jääb paariks päevaks koju ja saame oma sünnipäeva tähistada. Igal juhul mitte sellest ma ei tahtnud rääkida. Tahtsin rääkida sellest, et pole üldse jõudnud vahepeal blogida. Nüüd on nii kiired ajad on praegu, et tööasjadega, et iga vaba hetk ma püüan olla arvutis ja noh, on üldse palju teha, et jah, täna tuleb Ali, tuleb appi, aga ta jääb siis, ühesõnaga Ali tuleb appi täna. Ta jõuab kuskil peale lõunat, aga minul on siin praegu käsil siis lastele pudru keetmine ja teen endale seda sidrunijooki. Ja kuidagi viimasel ajal ma ei tunne ennast hästi. Ma ei tea, ma pean ikka jälgima päris, mida ma söön ja ma tunnen, ma nii kuidagi, eile oli mul eriti kõht oli kuidagi väga punnis ja gaasi täis. Et ma varem ei ole olnud väga tundlik mingite toitude suhtes, aga mulle tundub, mida vanemaks ma saan, seda tundlikumaks ma lähen. Ja üldse, et mul on jälle mingisugune punn siin tulemas ja ma olen jälle söönud kommi ja ma olen söönud juustu. Et need on 2 asja. Ei tohigi. Täpselt ei tohi kommi süüa. Ja need 2 asja on sellised, mis mulle neid punne tekitavad. Aga mis mulle need kaasa nüüd tekitas, ma ei tea. No tõesti, sõna otseses mõttes ma olin eile täiesti kaasa täis nagu õhupall. Täna on, ma tunnen ka, et kõht on kuidagi kummaline. Igal juhul teen omale siis mingi tervisejooki siin päeva alustuseks. Ja putru. Pudru on ka selline asi, et ma ei tohiks äkki putru ka süüa, et teravilli peaks piirama hakkama. Peaks selle asemel sööma mingit omletti või muna või krikajogurtit või midagi sellist. Nii et aga kuidagi, kui on nii elus on muud asjad natukene nagu paigast ära, mul praegu need tööasjad ei ole nagu päris oma kohale veel loksunud ja ikkagi see, et mu magamine ei ole ikkagi väga korras, et ma magan ikkagi väga mitte ideaalselt, et siis ma nagu ma ei saa nagu endaga olla liiga karm, kuigi tahaks, aga ja trenni tegemisest ma olen siin suure suuga lubanud igasugu asju ja olen hakanud jooksma, käima ja peas on mul, ma tahaks hakata rullitamas käima, aga et see ei ole nii lihtne, kui see magamine ikka nii halva
halvas seisus. Et need unetunnid ei tule täis. Ja ma ei saa endale mingeid lõunaunesid ka lubada, kuna ma pean tööd tegema. Ja nii ta läheb. Aga no ma ise lohutan ennast sellega, et küll see kõik ükskord läheb jälle tagasi normaalseks. Ja loodetavasti see ei tule jälle uut tegelast. Ei, ma ütlesin et Ermanile, et see on nüüd kõik. Mina ei saa rohkem lapsi. Kuigi tema ütleb, et tal on õla peal keegi kolmas veel. Aga minul ei ole. Igal juhul. Oih, teiega rääkides ma kõrvetasin pudrupõhja. Nii ma ei saa teha mitut asju korraga. Ja mul on täiesti... Penelope hammustab mind, ta ei hammusta mitte kedagi teist, ainult mind hammustab. Ja ta hammustab mind päris valusasti, õnneks rinnast ta ei hammusta, aga ta hammustab mind igalt poolt mujalt. Ta tuleb siia kööki ja võtab mu jalast kinni ja hammustab. Ja mul on sinikaid täis, ta mul igalt poolt hammustab kogu aeg. Praegu ka õnneks mul on pikad püksid jalas. Hammustab mu pükse. Aga ma ei tea, ja ma püüan talle seletada, et ei tohi. Aga ta teeb seda ikka. No tere! Oleme jälle kogunenud minu tuppa, et tegema hauli. Mul on tehtud jälle üks tellimus sellisest kohast nagu reis.com ja tellisin jällegi toppe, et mul on, ma ei teagi, mul ei ole toppe üldse, et erinevaid toppe ja mul on juba, ma tegin karbi just lahti, et hakkan siis jälle näitama teile. Esimeseks siis selline topp. Need on nüüd tunduvad väga kvaliteetsed riided, et selles mõttes hinnaklassi mõttes ka nad nüüd kõige soodsamad ei ole. Aga jah, selline ja sellel on veel selline heegeldatud servad sellised. Ilus värv. Sellise pikkusega. Siis järgmine topp. Teate, ma proovin kohe selga ka. Nii, panin siis selle topi selga. Topp on hästi kena ja on tunda, et on kvaliteetne asi. Mulle väga meeldivad need servad ja mulle meeldib ka, et see kaelus on selline sügavam. Aga samas ei paljasta mitte midagi. Ilus värv, suvine praegu popvärv. Selline. Siin mul on sama lõikega teist värvi topp, mida ma kohe näitan teile. Nii, teine topp on mul ka selles. Jällegi väga ilus. See kollane, et keegi kommenteeris, et ma peaks rohkem värve kandma, aga ma pean ütlema, et ma olen kuidagi jõudnud oma elus sinna kohta, et ma tahan just neid kirkaid, erksaid värve oma elust või tähendab kapist eemaldada, et ma tahan pigem selliseid neutraalseid ja selliseid värve, mida saab omavahel kombineerida. Sest ma olen teinud seda viga, et ma olen ostnud mingid neon, mingid fuks ja roosad ja mingid siuksed asjad, et väga raske on neid asju omavahel kombineerida, et ja ma kuidagi tunnen, mu vanus on ka selline, ma ei pane enam nii väga mingeid väga värvilisi asju selga, et ja kuidagi see ei käi minu iseloomuga või minu isiksusega ka nii palju kokku, et ma ei kanna neid värve välja või neid asju. Igal juhul selline topp jällegi. Muidu sama heegeldatud kõik siit need ääred, ilus lõige, väga kena. Ja alla saab jälle väga palju, aga muidu see värv siin on tumesinine tegelikult, ma ei tea, kuidas teile paistab. Võib-olla must, aga tegelikult see on tume sinine. Nii, järgmiseks selline topp. See on need siid, või oli see siidisegu, ma praegu peast ei ütle, aga siidi sisaldab. Jällegi väga mõnus suvine topp, kontorisse hea panna, selline soliidne. Saab panna püksi, sedasi jällegi mulle meeldib. Et jälle niuke neutraalne kuldne on see, ilusasti sädeleb. Ma suht kiiresti jälle nagu alati mul lapsed all ootavad. Pean suht kiiresti oma neid haule tegema. Aga jah, et ma olen hästi palju just ülemisel osal keskendunud sellel tellimusel, aga ühed suvised shortsid. Sest mul ei ole kusjuures sellist, mul on lühikesed retuusid, aga mul ei ole shortse. Ja jällegi väga mõnus materjal, meenutab natuke Oishot, aga isegi tundub veel parem materjal. Ja need on kusjuures topelt, tundub nagu topeltkangas oleks. Et selline väga paks, ei ole mingi õhuke ludu.
et nende Oisho omadega on, nad on nii mõnusad, aga nad on hästi õhukesed, et ma olen nagu sõna otseses mõttes kulutanud need niimoodi ja mul on augud sees, nagu kulub auk sisse. Nii, panen kohe need shortsid. Nii, shortsid jalas. Väga mõnusad, et mul oligi eesmärk kodus olemiseks, mõnusad, mugavad ja samas nagu kvaliteetsed ja mõnusad, kuna ma ju olen kodus enamus ajast, et kodus võivad ka olla ju kvaliteetsed asjad ja sellised, et sul on mõnus ja hea olla. Nii, kusjuures nende pükste peale ma isegi mõtlen, äkki peaks teist värvi ka tellima. Seal oli veel valikuid lühikesi pükse, et jah, sellised mõnusad kodus olemise püksid. Nii, järgmise asjana mul on selline vöö, et kuidagi ma olen hakanud viimasel ajal vöösid soetama endale. Et selline hele vöö, mis mulle tundub võiks sobida valgete pükstega. Et jah, selline vöö. Väga hea kvaliteetne vöö. Siis jällegi, nagu ma ütlesin, ma keskendusin hästi palju toppidele. Nüüd üks satiinist topp. Selline. Panen kohe selga. Nii, selline suvine jälle, et saab, nende pükstega ta küll ei sobi, või isegi sobiks. Aga ma arvan, ma kodus ei kanna seda toppi, et ma pigem kui lähen kuskile, et selline kena. Jällegi ei ole midagi liigselt siin paista, samas selline saab päikest ja on selline kena. Jällegi servad, jälle väga kvaliteetne materjal, et ei ole mingi lihtsalt lõigatud või et selliste ilusate detailidega ja servad on nagu, et sa võid ka välja jätta, et ei pea, mul tihtipeale on nagu mingid sellised taolised topid on see alumine serv on nagu kuidagi ilusti tegemata, et on lihtsalt mingi lõigatud ja mingi veidralt tõmmeldud, et aga see saab ka niimoodi olla. Nii, ja viimane asi, mis on nüüd hästi moes, on sellised need seemisnahksed tagid ja mul ei ole kusjuures sellist vahepealse hooaja jaoks mingisugust rõivast, ülerõivast. Ehk siis sellise tagi soetasin endale ja ma panen kohe siia peale. Et see nüüd oli natukene, ma arvan, see on aastateks investeering. Nii et kohe proovime sellega järgi. Mul on selline bardak siin. Et on jällegi, mul lõhnab nagu nahk, see peab olema nahk. Ja see oli nüüd, oi, aga siin on äkki plekk peal. Praegu näen. Ma ei tea, kas see tuleb maha. Selle kohta ma pean kirjutama, see on nüüd sükse koha peal, mis jääb näha. Jube kahju. Nii, vaatame, kuidas ta mulle jääb. Et on selline... Et seal pildi peal modell kandis niimoodi, kusjuures mulle meeldib niimoodi asju kanda, et tõmmata niimoodi käised ülesse. Väga kena, mis te arvate? Mulle meeldib just selline värvitoon. Väga ilus. Ta on selline pigem lühike. Kunagi, kui ma noorem oli, mul oli üks Sarast ostetud kunstnahast tagi sellises ka siuke lühike ja sarnases toonis, aga ta oli kunstnahast, see oli natuke nagu... See on nagu väga mõnus. Mis te arvate? Et selline asi suvisel ajal ka lihtsalt peale tõmmata jahedatel õhtutel või praegugi meil on siuksed jahedad ilmad, et kui kuhugi lähed, viskad peale selline, ei ole nagu liiga formaalne, aga samas selline soliidne. Nii, seekordne minu haul, mis te arvate, mis oli teie lemmik toode nendest? Ja mida isegi endale võib-olla soetaksite, mis pani teid nagu mõtlema, et isegi läksite sinna kodulehele vaatama. Andke teada. See on siis nagu minu hauli järgne seis. Mul on elutempo on nagu mega kiired, ei kujuta ette üldse. Also need sinikad. Penelope hammustab mind nii jõhkralt, et ma olen igalt poolt sinikaid täis. Et ma ei tea, kuidas sellest hammustamisest nagu lahti saada, et hammustab ainult mind, ta teisi ei hammusta, et see on nagu jumala imelik. Tissist õnneks ei hammusta, ainult ma ei tea, jalast ja käest ja sealt nagu igalt poolt mujalt.
igal juhul jah. Ja kusjuures ma siin eelmine vlog mainisin, et ma tahaks teha ühe vlogi, kus ma alustan niimoodi, et ma reaalselt ärkan, ma pesen hambad ja siis ma juba kõike seda filmin. Ja ma tegingi seda ja mul on see video tegelikult, see materjal on nagu kokku pandud. Aga ma ei tea, see on nii nagu, ma ei oska öelda, see on nagu nii selline reaalne või ma ei oska öelda, see ei olnud nagu minu parim päev, et ma ei tea, kas ma panen selle ülesse või pane, et pigem nagu tahaks sükest nagu pigem positiivsemat või kuidagi, ma ei tea, see päev ei olnud nagu minu kõige positiivsem ja ilusam päev, et ma ei tea, mida teha sellega, et kas ma kustutan need failid ära või panen ikkagi ülesse ja ma ei tea, mis te arvate? Pepu nii tugev juba. Tere hommikust, meil on siin juba käes 12. juuni, et mu vlogimine on selline väga kaootiline, aga vähemalt midagigi. Täna praegu Herman sai kuskilt sai kingituseks sellise leiva küpsetamise paki, kus on siis nagu jahud on kokku segatud ja see juhend on kaasas seal. Et kui see leiva küpsetamine nii lihtne on, et oleks ma seda teadnud, siis ma ei tea, miks ma seda varem pole teinud. Et kui mul see nüüd õnnestub, siis ma vist isegi hakkaks uurima, et kuidas täiesti nagu neid jahusegud ka ise kokku segada. Nii, ahju ta läks, et nüüd ta peab olema siis 200 kraadi juures tund 14. Tund 14 siis 200 kraadi juures. Vaatame, mis välja tuleb. Mingi ilus poiss paneb siin muruniidukid kokku. Kellel on homme sünnipäev. Ja kes tuli täna üllatusena koju, ma teen vlogi. Ja minul on ilus printsess. Homme on Hermanil sünnipäev. Herman Päris noor tegelikult, et ma pean toestama, et juba 19-aastane, et ei ole viga nagu, ma olen väga 19, kui vana ma siis olen, 15 või? Kuule, sa oled alaealisega koos. Ma saan 20. Lasti ma saan 20, ma olen nii tänulik. Et ma olen nii noor ja rikas. Ei, tegelikult see on parim aeg elus. Sest mul on... Sul on lapsed, sul on kapitali, sul on kodu, sul on nagu peaaegu asjad tehtud, vaata. Tegelikult oleks olnud lapsed oleks pidanud tegema 10 aastat varem. Siis oleks praegu idekas elu, aga noh, pole midagi teha enam. Hei, ma olen nüüd jälle siin köögitoimkonnas, et täna on 13. juuni, täna on Hermani sünnipäev. Ja täna siis tegimegi niimoodi, et hommikul ärkasime, Penelope läks magama ja kui Penelope ärkas, siis läksime täna restorani sööma. Läksime täna siis Okosse, et kuna see on ka siin Viimsis. Ja homme on minu sünnipäev ja võib-olla homme lähme ka siis restorani brunchile. Me käisime nagu lõunasel ajal. Et võib-olla homme lähme ka. Ma teen praegu siin Penelopele juurvilju keedan. Hakin praegu pataati. Ja, et täna käisime Okos. Ja et homme äkki, ma ei tea, kas lähme Mon Reposse, mina ei ole Mon Repos käinud. Herman vist on seal esinenud. Aga mina ei ole seal käinud ja ma olen kogu aeg tahtnud minna. Või siis teine variant, ma pakkusin välja Tuljak, et see ei ole ka nagu nii kaugel, et see on Pirital. Aga vaatame siis homme, et ma ei ole broneerinud praegu, sinna Okosse ka ei broneerinud. Aga võib-olla peaks. Ja ma teen mämmem. Ja ma ei tea siis jah, et seal
Okos me seekord pitsasid ei võtnud, et võtsime mingeid muid asju, mis seal menüüs oli. Oli väga hea, maitseelamused ja kõige. Ja siis tulime koju ja mina tegin tööd ja mul on kuu aruanded teha vaja. Ja kuna ma teen esimest korda sulgen kuud, et siis ma igaks juhuks teen nagu nädalavahetuse ka, ma kardan, et ma ei jõua ühe päevaga. Ja mul on seal need failid on natukene meelest läinud. Või tähendab nagu uued nagu selles mõttes ma pean nagu vaatama, kuidas need asjad kokku jooksevad seal. Ühesõnaga, ma tahan tööasjadest rääkida, aga ma tahtsin midagi muud rääkida. Mida ma tahtsin rääkida? Ma rääkisin... Mis asja ma tahtsin rääkida? Ma ei mäleta. Kui meelde tuleb, siis räägin. Tuli meelde, et see leivategu, et mul tuli see leib jumala okeilt välja, et kunagi, kui mul on rohkem aega, siis äkki ma proovin täiesti ise teha, et see oli valmis segu ja ma täpselt juhendi järgi tegin. Aga äkki kunagi proovin täiesti ise teha, et võib-olla ei olegi nii raske seda teha. Siin on meil ainult mingi siuke väike leivatükk on alles. Aga täiesti väga hea leib tuli ja kui see ongi päriselt nii lihtne, siis ma proovin isegi teha seda. Aga jah, ma praegu teen lastele süüa. Herman läks isaga Viimsisse kinno. Näen koju lastega. Ja nii et praegu selline elu ongi, et võib-olla homme ma natukene sealt kui mul tuleb homme meelde, ma proovin filmida ka. Me restorani lähme. Et siis homme minu sünnipäev, täna oli Helmani sünnipäev. Tere hommikust, täna minu sünnipäev. Olen siin aias just ja väga huvitav aasta, et mul see aasta kuidagi see aiapidamine ei edene. Ma arvan, ma olen teinud paar viga. Aga mul on siin keegi, kes käib ja tõmbab rediseid välja. No vares käis ja tegi puhta töö, sõi mul ära herneid. Sõi mul ära pool porgandipeenart. Need noored võrsed sõi ära. Ja sibulat käib keegi varastamas. Ja ma ei tea, kes see on. Et hernes on mul nagu väga nadi. Pool peenart on tühi. Et see vares sõi ära nagu need noored võrsed. Vanemate jättis alles. Ja redis on mul kehva. Ma arvan sellepärast, et ma ei jõudnud seda mulda väetada. Ja võib-olla ma tegin vea sellega, ma panin see aasta samasse kohta redised ja ei väetanud vahepeal. Ja redis on väga nõrk see aasta. Ja keegi on mul välja tõmmanud neid siin rediseid. Ja see kast pidi olema täis porgandeid. Nüüd on pool tühi. See vares sõi ära. Siis sibulaid keegi sööb mul. Lihtsalt murrab niimoodi. Kõik need sibulad niimoodi. Mina niimoodi poole pealt sibulat ei murra. Aga keegi käib ja võtab mul seda sibulat. Muidu ilus sibul. Võt, kartul on mul väga ilus see aasta. Ilus selline. Vaatame, kui hakkab õitsema. Ma ei tea, millal need pudukad tulevad, kas siis, kui õitsevad või. Ja praegu on küll ilus ja puhas see kartul. Maasikas kenasti õitseb. Siin on vist see aasta saame ikka hästi saadki. No võt. Aga täna on siis plaan selline, et Penelope läheb magama ja siis lähme vist Tuljaku restorani täna sünnipäeva siis tähistama. Minu sünnipäeva. Et teeme lõunasöögi või hilise hommikusöögi. Ma jätan endal hommikusöögi vahele praegu. Joon ainult kohvi. Võt. Uy, Penelope, no. Penelope le coge todo lo que quiera. Meil on käes teisipäev, 14.26 ja ootame siin lõunasööki, et Ali valmistab. Sööme täna õues. Täna lubas 17 kraadi, aga praegu on 19 ja tuul on väga väike, mõnus. Me tegime isegi oma selle varjualuse lahti ja
ja õues on lihtsalt fantastiline olla. Ma praegu natuke päevitan siin. Mul on siin Penelope on, Melinda on, mehed on toas praegu. Penelopel on peaaegu mängile otsas, kas ma võin anna teine? Oota, las ta natuke olla, muidu ta sööb kõik korraga ära. Ja naudime elu. Tegelikult mul on tööpäev, ma umbes, ma arvan, tunni aja pärast pean jälle arvutis olema, kui lapse magama panen. Aga jah, elu on ilus praegu. Tere hommikust! Jälle on hommik, panen teid siia kappi. Tegelikult kell on juba 10. Panin just endale need padjad siia silmad alla. Ja meil oli päris huvitav öö. Nimelt eile õhtul läks meil jälle vool ära. Et päris huvitav, meil on juba 2 korda löönud niimoodi ära, et peab sinna minema nagu tänaval olevasse elektrikappi uuesti voolu sisse lülitama ja me ei leidnud seda võtit üles, nii et me veetsime öö niimoodi, et meil ei olnud elektrit, aga hommikul siin arendaja aitas sinna kapi minna ja voolu jälle sisse lükata. See juhtus meil juba 2 korda. Eile ma tean, millest see juhtus. Oota. Melinda, sina ei ole ju beebi. Et eile jah, ma panin öölambi, soolalamp on mul, mida ma kasutan öölambina, et Penelopega magame siis öölambiga, aga tegelikult seda enam nüüd suvel ei olegi vaja, aga ma olen ikka pannud ja eile panin ja käis siuke plaks ja lõigi kõik voolu välja. Aga mis ükskord varem juhtus, ma ei tea, millest see niimoodi välja lõi, aga seekord ma tean, millest see oli. Aga nüüd on kõik korras ja ma praegu seda öölampi ei kavatse kasutada. Aga jah, töö oli ilma elektrita. Aga nüüd on kõik korras aga mis veel oli huvitav, et Herman läks öösel ka lennuki peale ja ta nägi aias meil jänest. Panen siia väikse video. Et meil naabrid toimetavad ja siis aed on avatud ja jänes ilmselt on sealt sisse saanud. Aga see on juba mingi peaaegu läbi suve, juba maikuust alates on see avatud olnud ja nüüd ma vist tean, kes mul sibulatki. Ma ei tea, kas jänesed söövad sibulat, aga nüüd ma tean, kes seda sibulat on sisse närinud. Siis ma olen juba pikka aega pead vankunud, et kes käib mul siin sibulat söömas. Nagu reaalselt kõik sibulad on nagu poole pealt ära lõigatud. Või ma ei tea, kui jänes ei söö, siis mul on ikka see mõistatus, et kes sööb. No vot. Ma nägisin mingi lind. Lind, jah. Ta sööb meil sibulat. Jah, et see vares ka on meil kurjad ja mul on see aasta kuidagi väga ebaõnnestunud see aiapidamine, et keegi käib ja varastab seal midagi kogu aeg. Ja eks annab tunda ka, et see muld ei ole nii toitainerikas, sest ma ei jõudnud sügisel väetada ja kevadel ka mitte. Et seda ikka peab tegema, et jah, ma ei tea, vaatab, kuidas see saak nüüd tuleb, aga järgmine kord jälle targem. Et nii on. Aga ma teen Penelopele siin putru ja kuna ta täna magas kauem, ma ei tea, kas see oli nüüd tänu sellele, et voolu ei olnud, et ma ei oska öelda, aga ta magas täna üllatavalt kauem, et tavaliselt on tema esimene, kes ärkab, aga täna oli hoopis täna viimane, kes ärkas, et ärkas 9:30. 9:30. Et see tähendab, kui ta 9:30 ärkas, siis 10:30, 11:30, 12. Ta läheb päris hilja lõuna või sinna esimesse uinakusse. Hästi! Tubli! Oi! Tubli! Se pinta muy fino con esto, tú has salido un poco de la raya. Yo no. Mira. Mira y mira, 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 mira. Aquí.
Penelope, kus me oleme metsas. Oleme metsas. Tere sõbrad, ma olen autos, liigun praegu koduväravast välja ja ma olen teel Tallinnasse, kell on praegu 10:30. Penelope panin just tuttu ja Ali jäi lastega koju nüüd. Täna on muidu neljapäev 25. juuni, et suured vabandused, et ma ei ole üldse olnud aktiivne vlogija, et mul on elutempo praegu nii kiire, et ma arvan, et see lähiajal nagu kergemaks ei lähe ka, et kuna ma nüüd olen siis päris tõsiselt nagu tööpostil ja praegu siis ka tõttan kontorisse, et mul on veel, istun veel ühe inimesega maha, et mingid asjad veel kirja panna, et siis juulist alates ma olen siis nagu tööpostil vastutav. Nii et, aga noh, juba juuni olen ma põhimõtteliselt peaaegu seda kohta juba täitnud, aga noh, juulist alates on see vastutus ka minu peal. Ühesõnaga, see jutuks, aga jah, aga täna hommikul veel kella 7 oli meil äratus, ma pole nii ammu nagu äratuse peale ärganud, et jah, 7 siis oli äratus, et meil oli kella 8 oli perearst, ma panin niimoodi, et mõlema lapsega korraga ära käia, et see Melinda aastane kontroll ka ja siis Penelope kontroll ka. Penelope pidi täna verd andma, vaeseke oli nii, ei ta oli tubli tegelikult, nutis ikka, aga noh, kahju nagu nendest väikestest lastest, nad ju ei saa aru, miks nendega neid asju tehakse. Igal juhul, jah. Ja täna on jah siis jälle selline, et ma arvan, et ma olen mingi kella 1:30 olen äkki kontoris. No palun vaadake minu imeilusat roosi. No lihtsalt imeline. Nagu iga roosiõis on nii ilus lihtsalt ja nii hästi lõhneb see roos. Ma mõtlen, et ma tahaks seda roosi kohe mitu tükki juurde osta. No nii ilusti õitseb. Ja nii palju pungasid on tulemas. Nii, aga meil on nüüd plaan maasikaid korjama minna. No see oli meie praegune maasikasaak 25. juunil. Et siin veel on tulemas, aga palged veel. Nii, lähme siis terrassile sööma. Kus me olime? Me oleme nüüd täna mere ääres. Mira, Ettevaatus. agárrate. Mira, cariño, te vas a hacer daño. Te he dicho, ¿eh? Adiós. Espera, ahora vengo. Espera, ahora voy. Espera, ahora voy. Jaa. No? No ma filmin hüppa. Sa ei julgenud hüpata või? Teeme siin. No tee. Ossa! Oi! Ettevaatust! Nii, meil on tulnud üks pakk. Meil on selline Saara pakk tulnud. Teeme selle lahti, siin on, mul on siin lapsed ka ja siin sees on, paki sees on ka asjad lastele. Nii et hakkame vaatama. Jaa, see asjad. Kas asjad on ka siin, jah? On või? Kas sa valetad? Ei valeta.
aga vaatame järjest, rahulikult. nii. minu mütsi. selline müts Melindale. tule proovime seda. ära Penelopele peale astu. sul on need patsid praegu ees. patsid on natukene ees. noh, praegu on halb. ma tegelikult väga kahtlesin, kas tellida, sest need laste nokamütsid on minu meelest sellised, mis ei ole väga sügavad ja need kukuvad kogu aeg peast ära, ei püsi peas üldse. ma ei tea, miks nad ei tee laste neid piisavalt sügavaid. nii, võtame järgmisena. siin on 6-aastastele siis Melindale üks pusa. võtsin suurema suuruse. kas proovime, Melinda? see on sulle. Love is my soundtrack on siin kirjas. tahad proovida? see on mulle suur. see ongi suur, mõnus, sihuke pehme. tahad proovida? jah. ma võtsingi meelega suure, sest suured pusad on nii mõnusad. nii mõnus ja pehme on ju. vaata, kui mõnne ta sul välja näeb. selline. keera natuke. selline. see on jah suur talle, aga ma meelega võtsingi, et oleks sihuke mõnus sossu. jah. patsid on ära vajunud, pärast teeme uued patsid. näita nüüd eest uuesti. jah, näita. ilus, näita veel eestpoolt. jah. keeruta, jah, väga kena. siis praegu panid teiste pükste peale sellised kollased lühikesed püksid, väga siuksed sidruniga. ilusad suvised. tõsta ülesse, näita. oi, mis sul siin on? jah. ja alati on vaja neid retuuse Melindale. et ühed Hello Kitty pildiga retuusid sai ka. Need on vist natuke varuga, aga jah, sellised. siis Melinda sai veel sellise tagi, see on ka varuga 5-aastastele. et see on ka sihuke tee korra keeruta. jah, väga kena. siis Penelopele müts, praegu väga vajalik päikesega, selline suvine müts. siis Penelopele võtsin ka, kuigi Penelopel on väga palju Melinda vanu riideid, mõtlesin talle ka ikkagist mõned uued osta, muidu tal on kogu aeg kellegi omad. lihtsalt sihuke korraliku varuga sihuke dressikomplekt, sihuke nunnu. Penelope ise seal. ja siis hästi palju T-särke, et mulle need Zara T-särgid meeldivad. Zara. Penelopele selline nunnukas. ja need on paljud, ongi mingi kuni 2-aastastele, aga T-särk võib olla lohvakas vabalt. et selline. et seal oli praegu hästi soodsate 5 euri, 6 euri, 7 euri särk. selline. siis ka selline komplekt, kus on siuksed nagu plain T-särk. ei, need on kõik Penelopele. Plain T-särk. sellised tavalised kollane, hall. siis üks kleit Penelopele. ma arvasin, et see on valge, aga see on nagu hall pigem vist. sinakas hall. selline kleit. aga see on talle suur. aga sulle on väike. ja siis ka selline üks nunnu roosa särk. oi, väga ilus. väga nunnusid. sest särgid tal kogu aeg on ju, midagi tilgub suust ja siis on plekid peal ja siis on kogu aeg hea võtta midagi puhast. tere sõbrad, meil on käes 30. juuni ja ma mõtlesin, et oleks paslik nüüd kokku tõmmata see juunikuu, et juuni on olnud suht kiire, et ma olen olnud hästi palju tööläinel. Õnneks on olnud Ali mul abiks, vahepeal oli ära, aga oli abiks. ja nii see kuu möödus, Herman oli päris palju eemal, aga mõtlesin, et jagan teiega oma aia arenguid, et jah.
et kes veel mäletab, mul on siin üks roos ja ma olen lihtsalt nii rahul selle roosiga, et ma kohe hakkan teda lõikama. Need õitsenud õied lõikan ära. Ja ta on lihtsalt fantastiline põõsas, imeline, nii hästi lõhnab ja ta ei ole üldse haige olnud ja tõesti lihtsalt nii palju rõõmu valmistab. Kõrval on mul kipslillekesed, et ma mõtlen, et ma ei tea, mitu aastat kipslill kestab, need on siin juba 3. aastat, et äkki ma tegelikult hea meelega leiaks samasuguse roosi ja paneks siia kõrvale, et siin oleksid ainult roosid. Ja need hortensiad, mis siin külgedel on, et nendele ka leiaks oma kohad, et nad on kuidagi jäävad väga varju siia. Et kohe hakkan, mul on siin käärid kaasas, hakkan kohe seda roosi lõikama, lõikan mõned võrred tuppa ka, sest ta lõhnab lihtsalt imeliselt. Siis mul on siin on mul praegu mingisugune segadus, et need igasugused muud püsikud ma proovin ka mujale sokutada sügisel ja jätta siis siia ainult roosipeenar, kuhu jäävad siis naiste nõges ja vaatan, kas mul õnnestub ka see lavendel. Mul on praegu need lavendlid on nii pisikesed siin, et ma ei tea, kas nad lähevad mul suuremaks. Aga see naiste nõges on küll väga võimas, et ma seda seal liigutan lihtsalt rohkem keskele ja panen rooside vahele. Et ma guugeldasin, et rooside vahele saab panna kipslille ja selliseid lilli nagu kaaslaseks. Et mul on nüüd siin päris palju erinevaid roose tekkinud. Siinpool on mul punased ja roosad. Ja siis siin tuli üks kollane sattus siia vahele, aga ma arvan, et ma keskenduks rohkem pigem heledatele toonidele. Siin on ka üks, mida ma pean tagasi lõikama. Eks jah. Et siin mul on naiste nõgesed siin vahel. Siin on lavendlid paistavad. Ma vaatan, mulle ei meeldi, kui peenar on liiga tühi. Ja samas see kipslill läheb nii suureks, varjab kuidagi roosid ära. Et ma loodan lavendel ja need on natuke nagu väiksemad. Ja siin on ka, ma midagi pean mõtlema nendega. Need siin otsa peal minul ei kasva üldse suuremaks. Ainult selliseks nad jäävadki. Suuremaks ei lähe. Ma tean, et emal on nad suured võimsad taimed. Minul jäävadki siukseks. Et ma kõik need püsikud ma liigutan mingisse teise peenrasse. Pean ühe lisapeenra tegema. Ma kuulen Penelupet karimas. Siis siin on mul marjapõõsad. Marju seast. Kes tuli siia? Kas sa lehvitad? Mulle siia. Päike paistab, jah. Ühesõnaga, külm ei ole meil inda või? Siin on siis mul mustsõstar, aga ma ei tea, mul marju ei tule. Et ma nägin kobaraid, aga mingi hetk olid nad kadunud. Kas mingid linnud või keegi sööb ära niimoodi, et ma isegi ei saanud valmis isegi. See on siin põeb väga pikalt juba, talle vist ei meeldi see muld. Siis on meil uus perekonnaliige punane sõstar, marju ei tulnud ja valge sõstar. Kobaraid ainult üks. Siin olid kobarad, aga keegi on ära söönud, nii et ainult üks on jäänud igasse kobarasse. Näita kus? No siin, vaata, väike mari siin. Kus su? See või? See jah. Tegelikult pidi seal olema palju, aga keegi sõi ära juba. Muidu iseenesest taim on terve, lehed on enam-vähem. Siis mingi tsipelgaid ei ole. On ainult üks. Või ma ei tea, äkki ta ei ole terve, ma ei saa aru lihtsalt. Muidu on neid putukaid ei paista olevat. Siis mul on siin kartulid on sellel aastal väga võimsad. Siin mul on siin pastinaak, sibuul, koriander, siis mingi maitsetaim. Siin on veel mingi maitsetaim, et till ei kasva mul üldse. No kohe üldse ei lähe mul till. Kes ütleb, et till on nagu umbrohi, minul ei kasva. Siis on kurk, salat, maasikad on seal just, siis mul on porgand, siit porgandist siis sõi mul see Varese poeg. Sõi ära mul noored võrsed, nii et mul on see peenar selline hõre.
redis oli kehva, ma arvan, sellepärast, et mul oli väetamata. Siis porgand on ilus õnneks, et need võrsed olid juba suured ja vares neid ei nokkinud. Aga siia ma nüüd istutasin poest tilliistikud, sest mulle meeldib till toidu sees, eriti suviste toitude sees. Ja siis hernes, siin mingid kaunad on küljes, kuna veel ei ole paksuks läinud. Aga see hernepeenar on ka mul hõre, sest vares oli siit ka välja nokkinud. Siin on täitsa tühi, aga ma ei tea, võib-olla piisab ka. Siis on rabarber mul kõvasti kasvama hakanud. Mul on siin suvikõrvitsat, paistab juba üks. Ja siis on veel üks, ma ei mäleta, kas mingi tavaline kõrvits oli ka suvikõrvits, vist mitte. Lehed tunduvad teistsugused. Ja vaarikas. Midagi siin kasvab, aga nagu te näete, ikkagi kuidagi vaesekesed on. Et ma ei isegi harvendanud neid, et ma lihtsalt lasen neil vohada. Äkki järgmine aasta siis tuleb korralik põõsas. Siis ploomipuu. Paari ploomi siin ma nägin, aga ma ei tea, kas need ka valmis saavad. Õunapuu siit tuleb. Mitu õuna vist, ma loodan. Vähemalt mitu paistab siit. Vaat seda õuna me ei ole veel maitsta saanud. See vist oli kuldrenett. Ja maasikad on siuksed korralikud pirakad seal paistavad. Ja isegi kirssi vist saab proovida, kui valmis saab. Ei tea, kas saab. Siin oli päris palju tal kirsse küljes, aga järgi jäi ainult 2 nendest siin. Üks siin hakkab minema punaseks. Vaatame.